Tere jälle ja selles teises osas me hakkame neid ülesandeid üle vaatama. Nii, näiteks see esimene tegevus ei ole tegelikult ülesanne, see on pigem tegevus on ju. See on siis koostisainete nimekiri ja seda saab redigeerida siis selle nupuga ja vaatame, mis tüüp see on. Ja tegelikult see on siis tekstitüüp. Läheme siis tagasi näiteks ja ma vaatan valmis, sellepärast ma ei ole midagi muutnud. Ja seda tüüpi tegevust saab siit lisada. Läheme siis tagasi selle tegevusele ja vaatame selle seadeid. Nii, et siis sisutüüp on tekst ja see kuvatakse aja vahemikul 2 ja 5 sekundi vahel. Ja näete, te võite valida, kas te tahate videot peatada või ei. Ja siin juhul video ei peatata. Ja seda näidatakse nagu poster, nagu nupp, võib muidu postrina näidata. Ja label, silt, tegelikult see on see, mida õpilased või vaatajad näevad esimesena koostisainete nimekiri. See, mis kasutatakse otsingus, seda võib vaikimisi siia jääda. Ja siis kuvatav tekst ja need ongi koostisained. Ja see punkt siin näitab, kus ja see punkt siin näitab, kus see tegevus ilmub. Lähme siis järgmisele tegevusele ja järgmine tegevus on valikvastustega küsimus. Töötle või redigeeri. Näete, sisutüüp on siis multiple choice, kuvamisaeg, videot ei peatata, label, silt, pealkiri, küsimus ja vastuse variandid. Ja näete, tegelikult mõlemad võiksid õiged olla soovi korral, sest see ei ole ainus vastustega küsimus, see on siis mitu vastustega küsimus. Siin on tagasiside ja vajutame valmis. Lähme siis järgmisele. Ja järgmine on siis mark text, teksti selekteerimisülesanne, teksti valimisülesanne või kuidas see peale klikkimine. Töötle, kuvamisaeg. Ja siin te näete, et autor otsustas, et videot peab peatama. Et õpilastel on rohkem aega rahulikult mõelda, sest vaadake, see kuvamisaeg on väga lühike, 1 sekund. Ja seda näidatakse posteri kujul ja seda tüüpi ülesandest me oleme rääkinud. Ja need sõnad, mille peale peab kliikima, need sõnad eraldatakse siis tärnidega. Õiged vastused on siis strawberries ja blueberries. Valmis. Ja läheme siis järgmisele ülesandele. Järgmine ülesanne on siis lüngede täitmine, lüngharjutus. Selle peale antakse 10 sekundit ja videoid ei peatata. Ja sama nagu eelmine ülesanne, õiged vastused siin eraldatakse tärnidega. Blue on õige vastus, milk on õige vastus ja cookies on õige vastus. Valmis. See on meil siis lohistamisülesanne. Kuvatakse 10 sekundiks ja selle ülesanne tüübist me oleme ka rääkinud, et samm 1 on siis seaded, näiteks pildi suurus või te võite taustapildi lisada ja teiseks sammuks on siis lisada sihtkoha, teksti ja pildi. Kui te ei ole kindel, kuidas seda ülesannet saab teha, te võite oma mälu värskendada, te võite vaadata seda drag and drop video õpetust. Siis valmis. Ja see on siis lihtsalt tekst, sama nagu esimene, see tekst siin. Ja viimane ülesanne on siis kokkuvõttev ülesanne, summary. Ja see kokkuvõte siis koosneb sellest, et õpilastele antakse 1 või mitu lauset ja nad peavad õiged laused valima. Siin on siis see tutvustustekst ja summary, need tõlkisid selle on kokkuvõttev ja neid on siis väided, väitekogumik ja näete, esimene väide on alati õige. Siin on see järgmine kogumik ja esimene väide on õige ja nii edasi. Ja viimane, et mitu sekundit enne video lõpuni seda kokkuvõtet näidatakse. Salvesta. Ja põhimõtteliselt see ongi kõik. Nüüd te oskate oma videole lisada interaktsiooni. Tänan vaatamast, head aega!